No nii, head inimesed, nädal on mööda läinud, mina olen tagasi ja meil on ees siin nüüd üks punastärvi motoratas, mis on Honda Pan European, aga seda valget vist ei õnnestunudki. Ei, valge on juba tehtud, valge on juba kodus omaniku juures, et valge sai kõik väga hästi korda. Väga hästi, no siis läks hästi. Aga ühesõnaga mina sellega valgega ei pea täna tegelema, vaid mul on see punane siin ja enne kui siin ette valmistasime, siis Neeme just tuli vaatas ja sügas kukalt ja ütles, et ma ei teagi, kus kohas siin õlifilter on ja seda enam ei tea mina, kus see õlifilter siin on. Avastamisrõõm sinule, nii palju oli see doonor seekord siis parem, et nupuvajutusest käima ta läks ja mootor nüüd kenasti soojaks aetud ja võrreldes kodukasutajaga me oleme teinud Väntsile elu nii palju lihtsamaks, et ta saab seda näo kõrgusel teha. Mitte ei pea roomama maas ja otsima siis lääbakil õlifiltrit, vaid... Aga räägi mulle, mida mul vaja on. Kinnastest me ükskord rääkisime, kindlad on väga olulised ja ma panen endale kätte. Ja siis, mida veel? Me panime siin mingid elementaarsed töövahendid nüüd õlivahetuse jaoks valmis, et üks väike padrunvõtmete komplekt, ma usun, et selline on kodukasutajal täiesti olemas. Kas ta on nüüd vähem või rohkem hiinakas, see siin mitte. Siis igaks juhuks, kuna ma juba nägin kaugelt, et siin on sisekuuskand poldid, siis võtsin siia sisekuuskandid, millega saab siis seda kondi alaosa eemaldada. Ja kindlasti ei saa seda õli lasta kuskile maha, vaid selleks on pisike õlivannikene. See on nüüd 6-liitrine vann ja enamasti siis sellest tsikli jaoks jagub. Ja kuna õnnetusi juhtub ja tõenäoliselt täna seda enam rohkem, et kuna ma pole eluses seda enne teinud, siis on igavene hunnik paberit. Suur rull sinist töökoja paberit on siis varutud sulle ja kui kuskilt maha läheb, siis tuleb ära pühkida. Nii, ja millest ma alustan? Alustan sellest, et me peame kõigepealt leidma mingisuguse koha, kus on õlifilter ja siis selle õlifilteri ära võtma. Ma arvan, et ennem õlifiltri äravõtmist sa pead ikkagi õlikarterist välja laskma, et just nägin ka eile või üleeile küsimust foorumis, et kui ma õlifiltrit vahetan, kas ma pean õli ennem välja laskma, et igal juhul on mõistlik loomulikult õliväljutuskorgist õli välja lasta, mitte siis keerata ära küljest õlifilter, kust tuleb suurusjärgus 4 liitrit õli lahmates välja. Aga enne me oleme teinud veel ühe asja ära, me oleme lasknud selle mootori soojaks. Just. Et mootor tuleb enne soojaks lasta, siis tuleb õli paremini välja. Õli on vedelev. Ja nii. Aga piilu siia alla, vaata, kas sa õliväljutuskorki näed kuskil. Kui sa õliväljutuskorki ei näe, siis on ta tõenäoliselt kuskil taga peidus ja sa pead selle alakondli küljest ära. Ma näen siin ühte sellist polti. Ja see tundub olevat üsna õige poldi moodi, et tegelikult õliväljutuskorgi tunneb siis tsiklil ära. Olgem ausad, vahest see ei olegi nii väga lihtne, sellepärast, et näiteks kui me võtame 2,3 liitrise Triumfi mootori, siis seal on 3 korki ja tulebki 3 kohast väljutada, sellepärast, et karteri põhjas on väiksed kambrid vahel, väiksed vaheseinad. Aga tunneb ta ära enamasti siis sellest, et ta peaks olema suur, teistest eristuv, seal all peaks olema vask või alumiiniumseibe ja enamasti paikneb, ta peaks paiknema siis kõige madalamal mootori osas. No see vastab sellele kõige madalavale paiknemise kriteeriumini küll. Ja nüüd tuleb leida lihtsalt paras võti, millega see siis lahti keerata. Täpselt nii. Titaanide võitlusel tuleb võitleks ikkagi see mees, kes ütles 17. Ja siis võtame siit. Nii, nüüd esimene asi on jumala eest rahulikult läbi mõelda, kummale poole sa keerad. On olnud neid kodanikke küll ja küll, kes kirjutavad, et ei saa õlipunni lahti ja üritavad seda siis lahti keeramise asemel lihtsalt jõuga kinni keerata. Kõige lihtsam seda on teha nii-öelda käes, proovida ära siis kummale poole võti keerab. Vahest peab seda tööd tegema näiteks alaasendis ja siis mõistus keeldub nagu arusaamast, kummale poole siis tegelikult tõmbama peab. Nii et kõige parem on see, et katsud käe veel ära, lahti keeramine, jätad samasse asendisse ja võtad keerad selle punni väikse nõksu kõigepealt, veerand pööret lahti ja siis tuleb juba anum alla panna, et siis hakata lõpuni keerama. Sõltuvalt nüüd, no nii, said esimese nõksu lahti? Esimese nõksu said lahti ja... Edasi peaks ta juba tegelikult, kui seal korgi keermega on kõik korras, siis ta tuleb nüüd kenasti näpuga. Ühesõnaga, ma võtan selliseid eest ära. Just nüüd seda viimast hetke, ära teda päris lahti keera. Nii. Mõistlik on teha ka õli sissekallamiskork lahti, siis ta tuleb lihtsamini ja kiiremini välja. Okei, ma jätan selle praegu siia alla ja siis ma teisel pool oli meil see kallamise kork vist. Jah, ennem nägin siin siukest korki peaaegu nagu autole. Huide on peale kirjutatud. Huide oil. Huile on vist espanjoolide keeles, kui ma ei eksi. Huile, jah.
et selle võib sinna peale iseenesest jätta, kui ta on selline, et ta on jätmist kannatav ja soovitangi ta tegelikult peale jätta, sellepärast, et kui seda õlivahetust teha näiteks kuskil vaba õhu käes, mõni teeb garaaži ees, siis uskuge mind, oravad ja mis iganes asjad oskavad sel ajal midagi sinna sisse visata. Mul oli kunagi niisugune kogemus, et ma tegin Nõmmel oma hoovis seda õlivahetust ja orav viskas käbiseemneid mulle sinna sisse. Ahah. Nii, kust tuli väikse sellise purskega, ma isegi ütleks. Et tööga paber läks asja ette, ma saan aru. ja sain isegi vähe avata, aga selle probleemi suudame lahendada. Niimoodi. Nüüd sa peaks tegema mõttesöö kontrolli ära, visuaalse kontrolli, vaatama kõigepealt, kas sellel väljutuskorgil oli all kenasti seibe. Kui see seib ei jäänud korgi külge, siis äkki jäi see seib mootori. Või siis on ta juba seal selles topsis või? Variant on ka see, et on seal topsis juba. Hea, et sul see punn ikkagi näpu vahele jäi, sellepärast, et Murphy seaduse kohaselt kipub ta ka sinna õlivanni kukkuma. Aga räägi mulle seda, ja vaata jube palju oli küsimusi seal foorumis ja selle video eelmisel ka, et millal seda õli tuleb vahetada. Et kui sa oled sügisel vahetanud, et kas siis kevadel uuesti või üldse millal? Nii tihedalt ei ole seda asja vaja teha, et tegelikult hooldusjuhendid ütlevad kord aastas või iga 6 või 10 000 kilomeetri tagant, see sõltub nüüd juba tsiklist konkreetselt. Et kumb ennem kätte tuleb? Kui tuleb aasta ennem kätte, siis tuleb see asi ära vahetada. Leidsid mingi seibikese siit? See tundub nagu selline seibilaadne toode olevat, aga ta on jube kõvasti kinni siin küljes, nagu see saanud üheks. Ilmselt sellepärast, et teda ei ole lihtsalt vahetatud jälle tükk aega. Et selle puhul tuleb minna kruustangide juurde, panna see õlipunn sinna kruustangide vahele, lükata nuga sinna kenasti vahele ja selles mõttes sa võid kaamerale näidata, et see alumiiniumseib on deformeerunud sealt kohast. Servasid tal ei ole ka enam. Just, servasid ei ole ja lisaks sealt keerme juurest on ta deformeerunud. Tema eesmärk tegelikult ongi tihendada, ta on tihendusseibe. Ja selleks, et kui sa keerad selle korgi lõpuni, siis sa ei keera kohe keermeid üle mingisuguse hullu jõuga, vaid kõigepealt pressid seda seibi natukene viisakalt kokku. Okei. Nii, aga see mahl on ka meil otsa saanud siit seest. Ei ole ikka natukene nõrgub või? Natuke nõrgub, aga nüüd sa pead selle õlifiltri kuskilt üles leidma siit. Et ma arvan, et selleks ma annan sulle taskulambi ja vaata, kas sa teda näed kuskilt. See õlifilter peaks välja nägema siis selline musta värvi junne. Siin samad ongi, selle taga on, jah? No vaata ise ka igaks juhuks, pärast ma vaatan mingit vale asja ja siis kisun valest kohast lahti. Täpselt see ta on. Nii, et selle põse sa pead siit kätte saama. Ma arvan, et eemaldada tuleb see alakondel, see hele hall. Nii et selleks sa peaksid ilmselt võtma sisekuuskanti ja natuke võib-olla veel midagi. Ei eemaldu veel, vaata kuskilt on veel. Kuskilt on veel kinni. Kruvik. Jah, Neeme tuli vahepeal rääkis, et see kruvikeeraja päästab mind poolest mootorrata lahtivõtmisest, aga peab tunnistama, et ta ei olnud õigel teel, sellega ei olnud midagi teha, sest need väiksed kruvid siiski ei tahtnud välja tulla. Aga see nüüd siis omakorda tähendab seda, et ma pean tegelikult kogu selle alumise korpuse siit ära võtma ja siis ma pääsen sellele õlifiltrile ligi. Mulle tunnistab, et mõningast ebamugavust lisab see kinnastega töötamine. Et ma selle käte elus ja terve hoidmise on olnud ikkagi eesmärk, aga kuidagi ebamugavaks teeb. Esiteks selles libeda kinda pealt see õli ei tule ära eriti ja siis ta on kogu aeg libe ja... Aga võib-olla ma ei ole lihtsalt harjunud. Vaata, siin on nüüd selline asi, mille keeramiseks minul ei ole mingisugust aimu. Seda ei saagi enam keerata. See on keeramatu polt. Keeramatu polt, jah. Ühesõnaga me nüüd sattusime keeramatu poldi peale, mis näeb välja tegelikult on tegemist sellise plasttüübliga, vaata teisel pool oli juba see plasttüübel asendatud.
et siin sees peaks olema tegelikult pisikene rist ja ristpeaga kruvikaga peaks seda saama keerata, aga kuna see rist on siit kadunud, siis seda saab eemaldada põhimõtteliselt ainult niiviisi, et see siia vahele ja siis saab teda natukene keerata, hopsti. Ja nii ta siit tuligi. See nüüd iseenesest tähendab seda, et see alumine osa peaks hakkama liikuma. Ja vaat see on nüüd siin laiali pressuv tüübel, vaat. Nii, peaks hakkama liikuma, aga ei hakka, et see tüübel iseenesest ei ole, või see polt ei ole ka nagu mitte millegi küljes. Ja see peaks ära tulema, aga ma ei julge seda kõvasti tõmmata, sest see on, see on siit ka kinni. Kuule äge. Jaa. Nii, no teiselt poolt ta tuli juba igatahes lahti. Tuli jah, ma võtan siit tagant. Siin ei olnudki. Nii. Et hakkas liikuma. Vaat tsiklil ongi nüüd niiviisi, et eks neid plastnagasid ja värke on ikka tohutult palju ja ega sinna taha ei näe, kus nad on. Nii, aga kuidas selle nüüd ära saab? Ma arvan, et seda peaks nihutama nüüd hopsti. Nii. Ja kuidas selle nüüd veel rohkem ära saab, ma arvan, et ta tuleb siit kõhu alt läbi keerata, ilmselt minu poole. No nii. Kuule, aga nüüd on järgmine ämber. Noh. Ikkagi ei ole väga lihtne ligipääs. Siit pääseb küll sellele õlifiltrile ligi. Et õli on nüüd välja voolanud, on ju, kork on meil pealt lahti. Kuidas moodi ma saan kätte selle... Nihuta seda nüüd niiviisi, et ta jääb sealt ka veel vaikselt sinna sisse tilkuma ja ühtlasi liigutada siia alla, et kui nüüd siit õlifiltri vahelt hakkab voolama. Esimene asja võid proovida käega. Kas käega keerad lahti selle asja? Ei liigu. Liigub. Siis läks lihtsasti. Siis sul läks väga lihtsasti, jah. Kunagi oli siuke variant, et pidi vist mingisuguse naela läbi taguma. Kui seda spetsiaalset tuuli... See on nüüd viimane variant, et esimesed variandid, ma arvan, et võiks olla näiteks sellised, mida leiab autopoodidest ja mis on kodukasutajale selles mõttes universaalsed, et ükstapuha, mis tsikli inimene endale ostab, siis neid saab nii suuremaks kui väiksemaks natuke regullida. Nüüd hakkas siit mingit õli tulema. Ma keeran selle lihtsalt otsast ära või ma pean siin ka vaatama mingit spetsiaalseid asju? Sealt sa esialgu ärakeeramisel vaatama midagi ei pea. Et praegu keerad lihtsalt otsast ära ja peale seda vaatad. Proovin nii, et ta ei kuku siia sisse. Kui ta muidugi kõvasti kinni, siis selline nii-öelda otsapadrun on abiks. Siuke huul on ka veel olemas. Jah, seda meil läheb vaja näiteks võib-olla kinni keeramisel. Aga muidu keerataksegi käega või siin on... Just, õlifiltri peale on tihtipeale isegi kirjutatud, et tighten only by hand, ehk siis käega lõpuni ja... No aga inimestel on erinevas koguses jõudu, kuidas moodi sa tead, et sa oled õieti aga ütleme, et no nii suurt jõudu ikka ei ole, et sa selle kummitihendi pressid nii laperguseks juba. Vaat nüüd ongi, sa vaatasid väga õiget asja, ehk siis tihtipeale on nii, et see kummitihend ei jää mitte filtri külge, vaid see kummitihend jääb siis mootori külge. Seda ei panda tähele ja keeratakse tuimalt järgmine õlifilter peale ja siis on 2 tihendit üheteise otsas, 100 meetrit sõitu ja moos kõhu alt välja. Järgmine filter küll, aga minu mõelest näeb see jumala korralik välja. Näeb ikka korralik välja, jah, aga filtrit nagu samat ikka tagasi ei panda, et filter pannakse alati uus ja antud hetkel on meil siis nii-öelda õli väljutusprotsess sisuliselt lõppenud, nii et nüüd ma pean sulle tooma siis järgmiseid asju, mis on vajalikud õli sissekallamise ettevalmistamiseks. Ja kui sa lähed nüüd poodi uut filtrit otsima, kas sa pead minema ja ütlema, et sul on seda sorti mootorratas ja siis vaadatakse järgi või sa saad siit mingi koodiga ka minna ja õiget asja kohe küsima? Lihtsam ja parem on mark, mudel, aasta arv põhimõttel, sellepärast kunagi ei tea, kas äkki varem on pandud sinna vale asi või antud juhul on tegemist näiteks manni filtriga, mida Eestist väga palju ei leia, nii et see manni kood ei pruugi nagu mitte midagi öelda. Aga sellega ei ole rohkem midagi teha, kui see läheb ulti või teed endale mingi diivani jala sellest? No ütleme nii, et siin on ikkagi vana kasutatud õli sees, et see läheb ohtlike jäätmete kogumiskohta, kus siis õli ja õlifiltrid kokku kogutakse. Kodukasutajad leiavad sellise koha paljudes bensiinijaamades suure plekk-konteineri, plekk-kuudi näol. Tuleb meelde lõbus lugu, kuidas suvel Venemaad sõites. Tuli aeg kätte, millal autol õli oli vaja vahetada ja siis vend lasi selle õli siia vanni ja mõtlesime, et oleme siis abivalmid, et tõstame ja aitame, et kuhu siis küsisime, et kuhu valada, kui ütles, mis kuhu valada, mine vala sealt peldikust alla. Et me valame kõik sealt alla. Et noh, niisama lihtsalt läheb. Jah, meil läheb ta suurde 200-sesse tünni ja kui see täis saab, siis õlimaale tooja viib seal minema. Eks ole. Neil on teatav kohustus lihtsalt. Niimoodi. Toon sulle õlifiltri. Meil on Honda. Panna Euroopa. Motorcycles.